kusagil mõttes oldi igatsusega ikka valmis, kui vähegi võimalus avaneb, proovida ikka seda Eesti Vabariiki taastada. Tulistab, see on üks päev, enne seda päeva oli üks olukord, pärast seda päeva oli hoopis teine olukord. Ja siis otsustasime seal niimoodi, järele ei anna, saagu mis saab. Mingisugustele kokkulepetele me ei lähe, kompromissi ei otsi. Me hakkame oma iseseisvust taastama. Ega see ei tulnud lihtsalt tuulest või jumala annist või laulmisest. Iga asi vajab tööd ja riik on ka asi, mis vajab tööd. Mitte lihtsalt emotsionaalset niisugust suhtumist. See arusaam, et Eesti võetakse üle ja vallutatakse kiiresti ja kehtestatakse ikka reaalne. Sõjaväeline okupatsioon oli üsna selge ja sellist lootust ausalt, et me sellest kuidagi pääseme, sellel hetkel eriti küll ei olnud. Kella 11 paiku helistas mulle täna Balti sõjaväeringkonna ülem kindralpolkovnik Kuzmin ja teatas erakorralise seisukorra sisseseadmisest meil. Hirmus ohuolukorras see võime tegutseda kiiresti, tõesti 2 päeva jooksul, ikkagi formuleerida väga keerukas juriidiline konstruktsioon, eks ole, ja sellega välja tulla nii, et see on maailma avalikkusele veenev ja tõepoolest leiab kohe ka heakskiidu. Ma arvan, see oli see, mille pärast ma ütlesin, et väga palju tööd on vaja, selleks oli tehtud piisav eeltöö. Kui me saabusime Ülemnõukogusse Eesti komitee delegatsioonina, siis ma mäletan seda väga sooja vastuvõttu. Hirmud olidki selles, et äkki kehtestatakse nullvariant. Võt see nullvariant oli hirm. 20. augustil ei olnud ju kõneks põhiseadusliku riigivõimu taastamine. See oli üks ohtlik hetk, kus me pidime tegema õiged otsused, et see riigivõim taastuks. Päeva lõpuks, selle 20. augusti lõpuks, valmis minu meelest tekst, mida tagantjärgi võib vaadata, kui ma julgen öelda perfektset teksti. Tulemus oli tegelikult väga hea. Ja siin aitasid kaasa kindlasti mitmed tolle aja tegelased, kes hakkasid seda põhimõttelist dilemmat tajuma. Saalis 105 liikmest oli 27, kes oli Eesti riigi vastased, kes võitlesid viimseni selle vastu. Mina olen sellega rahul, eks ole, et eesmärk on saavutatud, Eesti riik on taastatud õigusliku järjepidevuse alusel. Ma teadsin, et ma tahan tuua kivi Soomest. Ma arvasin, et tahaks teada niisuguse, ütleme 12 meetrit kõrge.